Nii. Nii, tere teile kõikidele ja kuul on varsti algamas ja meile algab siis 9. klass, on mul õigus. Ja ma natukene tutvustan teile ennast, sest et osad te mind tunnete, osad tulite võib-olla ehku peale. Mina olen Gertriin, ma olen paberitelt, ma olen täielikult keemiamagister, orgaanilise keemia magister, ma olen töötanud teaduses, ma olen päriselt füüsikat, keemiat, ma olen õppinud materjaliteaduses on mul bakalaureusekraad ja see on see vana kraad, see 4+2, mis me kutsume seda hellitavalt päris kraadiks, edasi tulid diplomid. See on muidugi nali, on ju. Nii, me laseme kohe inimesi sisse. Ja minu unistuseks oli kunagi saada õpetajaks, aga elu läks niimoodi, et ma läksin ikkagi ülikooli hoopis õppima aga nagu te näete, nüüd ma olen kenasti õpetaja. Ja olen 25 aastat aidanud vahelduva eduga siis noori eksamiteni. Vahepeal ma teisi lapsi üldse enam ei õpetanud, ma hakkasin õpetama ainult enda lapsi, aga koduõpe andis mulle niivõrd palju sihukest head know-how ja siis hakkasid minu eratundides olema sellised natuke keerulisemad lapsed, kellel on siis ADH, autism, epilepsia, sihukesed natukene keerulisemad juhtumid, mis tähendas seda, et ma pidin õpetama teistmoodi. Ma ei saanud enam õpetada niimoodi, nagu ma tavaliselt olen harjunud õpetama. Ma pidin seletama paremini, ma pidin leidma viise, kuidas see asi jõuaks päriselt kohale. Siis koduõppe emana ma olen hästi palju nagu istunud ja ma ei ole leidnud nagu vastust küsimusele, et aga milleks mul seda jama vaja on. Ja siis ma olen otsinud ka põhjuseid ja et miks lapsed üldse seda kõike õppima peavad ja nii edasi ja tagasi. Ja nüüd ma siis olen juba mitmendat aastat uuesti aktiivselt jälle päriselt õpetajaks olemise lainel, sest minu enda lapsed on suureks saanud ja mul on väga palju häid lugusid, mida teile jagada. Ja nende lugude käigus ma olen välja töötanud siis sellised nipid, mida iga 9. ja tema vanem peaks teadma. Ja sellest me teiega täna räägimegi siin. Sest teate, mis jalgratast võib ju leiutada, aga jalgratast ei ole vaja leiutada. On mul õigus. Et kui kellelgi on juba nipid olemas, siis mida te seal punnite ja leiutate? Minu jaoks on kõige naljakam olukord see, et kui laps siseneb siia 1. klassi, siis me teame tegelikult, et 9. klassi lõpus on eksamid ja juhtub mingi väga huvitav asi, et siin vahepeal tehakse nägu, et eksameid ei tule, eksameid ei tule, eksameid ei tule, eksameid ei tule. Siinkohal hakatakse siis eksamid väga kartma ja siin, kui eksamid on ära olnud, kirjutakse Eesti Vabariiki ja eksameid. Minu mõnest on nagu väga aus lihtsalt see, et aga õpime eksamiteks juba alates 1. klassist. Ja ma tahan teile ütelda, et eksamitest rääkimine ei ole kindlasti eksamitega hirmutamine. Eksamitest rääkimine tähendab lihtsalt seda, et me hoiame seda teadmist üleval, miks me õpime. Kui me tahame liikuda, vaadake siin karjääriredeli peal on ju, siis 9. klassi eksamid on 1 aste ja need tuleb lihtsalt hästi ära teha, on ju. Et lepime teiega täna kokku sellise asja, et eksamitest rääkimine ei ole eksamitega hirmutamine. Eksamitest rääkimine ei ole eksamitega hirmutamine. Okei? Sest et see ei ole see. Nüüd hakkame pihta. Te olete jõudnud sinna kohta, et te sisenete 9. klassi aastasse. Nüüd on sul, siin on september, ma joonistan siia septembri ja siin on nüüd eksamikuu ja sul jäävad siia vahele väga konkreetsed kuud, on ju. Igas kuus on umbes 4 nädalat. Ja nüüd me peaksime koos teiega vaatama kalendrisse ja mõtlema rahulikult, et milline võiks olla meie tööplaan. Ja ma lubasin täna, et ma aitan teil koostada väikese tööplaani. Esimene samm, mis sa peaksid tegema, on see, et sa teadvustad endale, et see eksam tuleb. Kas te olete saanud aru, et eksam tuleb? Matemaatika eksam tuleb. Eesti keele eksam tuleb ja valikeksam igaüks valib ise. Nüüd noored on tahtsid, et ma täna ütleksin ka, et kuidas valikeksamit valida. Kui sa tahad lihtsasti ära saada, siis tavaliselt hea valik on inglise keel. Kui sa tahad minna tugevasse reaalkallakuga reaalkooli, kui sa päriselt tahadki õppida reaalaineid, siis soovitaksin võtta füüsika.
Kui sa tahad minna looduskallakuga kooli, siis ma soovitan võtta keemia. Okei? Aga siis muidugi sa võiksid füüsikas ja keemias kõik ikkagi natukene tugevam olla, on ju? Ja kes tahab siis minna sinna humanitaari, siis nemad on valinud ka näiteks ajalugu või inimeseõpetust. Mina ütlen niimoodi, et kuna matemaatika ja eesti keele eksam on väga see piisava sükse raskusastmega, siis mina soovitan noortel, tehke 3. eksam võimalikult lihtne. Lihtsalt teile soovitus. Sest et sisseastumiskatsetel ei ole väga oluline, mis see 3. eksam oli. Sisseastumiskatsetel liidetakse teie 3 eksami tulemus kokku ja leitakse keskmine. Kuidas käib keskmise leidmine? Liidan kokku, jagan 3 antud juhul, on ju. Ja see keskmine loeb. Riiklikud gümnaasiumid, nemad ootavad, et sina saaksid siis 50 vähemasti, on ju. Siis Nõo ootas, et saaks vähemasti üle 70 ja mida kõrgem, seda parem. Ehk see 3. eksam võiks tulla siis selline, mis teeb su elu natukene lihtsamaks, et sa saaksid tuua suurema fookuse siis näiteks matemaatika eesti keele eksami peale. Ja inglise keele eksam on kindlasti see, mis toob teie keskmise hinde üpris kõrgeks. Sest enamus noor ikkagi saab see 100, 99, 98. Et kui sul on tunne, et need teised eksamid võivad tulla natukene liiga nõrgad, et kuskile sisse saada, siis ja sul on inglise keel hea, siis vali inglise keel. Inglise keel ei ole lihtne eksam tegelikult, mida valida, sellepärast, et tulevikus teie erialade peale igal pool teid ju oodatakse, et oskaksite inglise keelt, ehk tegelikult on ju ka vajalik. Nii, nüüd me rääkisime 3. eksamist ära, on ju. Nüüd istu rahulikult maha ja mõtle nüüd järgmise etapi peale, mis tulemusi sa tahaksid saada matemaatikas, eesti keeles ja valikeksamis. Pane mulle kas või siia chatboxi, kas ühiskonnaeksam on lihtne. Ühiskonnaeksam on natukene sama hull kui eesti keele eksam, seal tuleb kirjutada kirjand. Kui sa, Lisandra, armastad kirjandi kirjutamist, vali aga. Vähemasti eelmine aasta ma noorte käest seda kuulsin, ma ei ole ühiskonnaõpetuse spetsialist. Aga seda ma kuulsin, et seal tuleb kirjutada oma sõnadega mingisugunegi asi ja siis noor ei teadnud seda, et ühiskonnaõpetusest tuleb selline asi teha, siis tuli hästi õnnetu, ütles appi, mul on eesti keel nii halb ja nüüd ma pean tegema 2 kirjandit. Nii, mis tulemus sa matemaatikas ootad? Pane mulle chati või pane endale paberi peale. Ja mis tulemus sa eesti keeles ootad? Ja mis tulemus sa valikeksamis ootad? Pane endale tulemuse kohe praegu paberi peale, sest ma vihkan seda, kui me teeme nägu, et eksamit ei ole või kui me teeme nägu, et läheb, kuidas läheb ja ma ei tea ja ei, me teeme konkreetseks, mis tulemus sa tahad saada. Sa ei pea seda minuga jagama, aga sa võid. Kas keegi jagab? Kui keegi jagas, ma panen siia mingi eksprompt, on ju. Ahah. Mate 96, Esta 85, Bio 95, väga lahe. Nii, mis veel? Mina emana ootan lastelt vähemalt 5 tegend kõiges. Okei, aus, on ju. Super. Ma panen Eerika asjad siia 96, 85 ja 95. Panete tähele, et see on väga kõrge klassiga soovid. On ju? Nüüd te peate aru saama järgmisest asjast, kuulake. Täna oled sa selline, nagu sa oled. Ja nüüd me teeme ausalt, me ei hakka valetama endal, on ju? Vaata üle, milline on su praegune tase matemaatikas. Umbes, kui palju see võiks olla. Vaata üle, milline on su praegune tase eesti keeles ja vaata üle, milline on su praegune tase siis selles 3. eksamiaines. Ole aus. Ma olen mingi 3-line. Ma olen mingi 4-line. Vaata praegu üle, aga ole aus. Paneme võib-olla siia, ma panen lihtsalt praegu suvakalt hinne 3, hinne 4, hinne 5. Ja nüüd oletame, et need on nüüd minu soovid, see on minu soov. Tee päriselt kaasa, on ju. Vanemad ka, te peate oma laste käest kätte saama need numbrid, mida nad tahavad saada. Muidu nad õljuvad teil seal
AI ajastus ja TikTokis ja selles mõttes nad ei fikseeri ära, et see on seostatud tööga. Me peame ära helindama, mida nad soovivad saada. Siis me peame olema realistid ja vaatama, mis on nende tase praegu. Nüüd järgmine märksõna on, kas sul matemaatika on lihtne või raske? Pane kirja. Mina panen siia näiteks niiviisi raskem. Eesti keel panen siia näiteks lihtne. Ja kolmas aine panen siia näiteks lihtne. Nii, pange nüüd tähele. Matemaatika on raske ja ma tahan saada 96 punkti. Mida see tähendab? Arukus teab, et kui ma tahan minna siit siia, see tähendab tööd, aega ja pingutust. Ja nüüd ma küsin su käest ausa küsimuse. Kui sa oled täna siin ja sa tahad hüppata siia, kas sa oled selleks tööks valmis? Näete, eesti keeles võib-olla tuleb see hüpe natuke väiksem teha. Ja võib-olla selles kolmandas aines ei olegi mingit hüpet. Võib-olla lihtsalt lähen kohale 2 kätt taskust, lasen vilet. Kui suur hüpe sul tuleb ära teha, et saada siit siia? Teadvusta. Sest me ei mängi lolli, on ju. Eksam tuleb ja me teeme teadlikult tööd selle nimel. Ja need inimesed, kes teevad teadlikult tööd, nad ei karda. Ma tahan vähendada teie ärevust sellega. Okay? Sest te olete võimelised hüppama, kui te saate aru, et te peate hüppama ja kui te olete selleks valmis. Nii, kas kõik tegite selle osa ära? Vaatasite üle, mida te tahate saada, mis on teie tase praegu, kuidas see teil nagu geneetiliselt välja tuleb ja kui suur on teie hüpe, mis te tahate luua. Ja nüüd ütleme siukese asja, kõik hüpped on võimalikud, kui mina olen valmis tegema tööd, pühendama aega ja pingutama. Õpetasin 3 aastat tagasi poissi, kes oli 9. klassi tulnud ja ta teadis 0 matemaatikat, sest ta oli rallisõitja ja koduõppur ja ta pühenduski, ta oli väga hea rallisõitja. Aga ta otsustas, ta tahab teha ka eksamit väga hästi ja me tegime 78%. Me õppisime 1 aastaga ära 0-st 78% peale. Ma tahan teid motiveerida, et võib-olla see hüpe sinu jaoks tundub väga suur. Aga see on tehtav. Ma tahan sind inspireerida natukene. Okay? Ja viimasel 2 aastal on matemaatikaeksami tase toodud nii palju alla, et kui see tase jääb eelmise aasta eksami peale, siis ma ei näe põhjust, miks vähemasti 50 ei peaks tulema ka lastel, kellel on see tase väga nõrk olnud. Me muidugi ei tea, kas nad viivad taseme raskemaks. Sellepärast me oleme teiega valmis tegema palju tööd, pühenduma aega ja pingutama. Aga ilma need seleta, mis me praegu tegime, ilma selleta hakkab siuke jant pihta. Mati, kas sa õppisid ära või? Ei õppinud veel. Mati, kas sa õppisid ära või? Ei õppinud veel. Mati, kas sa õppisid ära? Emad, vaadake, et me seda väldiks, peab laps selle töö selle mõttekohasid praegu läbi käima. Ta peab aru saama, et tahta seda, peab tegema seda. Ja siis sinu roll ei ole enam käia ja kaagutada kogu aeg, on ju? Ma näitan, et töökava teha, ma lihtsalt võtan selle, mida ma oskan, näete. Tarkmina.ee siin uudiste all on toodud, mis meil on, mitte see, nii, kursused. Näete, mul on 40 matemaatika-moodulit, saab siit kaudu osta. 40 matemaatika-moodulit, teeme nendega praegu töökava läbi. Okay. Selleks, et teha ära matemaatikaeksamit, on väga kindlad teemad ja neid teemasid on kokku 16 teemat. Selleks, et teha ära matemaatikaeksam väga hästi, on kokku 16 teemat. 16 teemat, sa pead oskama, 16 teemat. Vähemasti pool peab sellest selge olema. Okay? Nüüd mina tegin 40 moodulit. 40 moodulit tähendab seda, et meil on 20 moodulit ja 20 moodulit. See on eelmise aasta kursus, see on üle-eelmise aasta kursus. Piisab, kui sa ühe neist läbi töötad. Nüüd kujutate, 20 moodulit tagab sulle 16 teemat. Väga hea lihtsate seletustega. Ja meil on nüüd september kuni maikuu vist. Septembris on meil 4 nädalat, aga september on niisugune kohale loksumine, teeme 3 nädalat. On ju?
Oktoobris on 4 nädalat ja igal nädalal me õpime ühe mooduli, siis me siin õpime 3 moodulit, 4 moodulit, 4 moodulit. Kokku meil on 8 moodulit õpitud ja väga palju teemasid juba on ju. Siis 11 moodulit kokku, siis me teeme siin veel 4 moodulit, siis meil saab 15 vist ja siin veel 4, 19, siin 1, september, oktoober, november, detsember, jaanuar, veebruar ja vaadake, mis nüüd juhtus. Veebruariks on kõik tehtud. Mis edasi saab? Puhas kordamine. Nägite, me püsime väga hästi ajakavas. Mõnel lapsel on muidugi distsipliini oluliselt rohkem, et kui ta teeks näiteks 2 moodulit ühes nädalas, ta jõuaks varem ära ja kõik see siin on kordamine ehk kinnistamine. Paljud koolid ei jõua üldse kordamiseni muideks. Selles mõttes on see väga oluline, et lapsel endal oleks võimalus korrata. Nii et nägite, pole võimatu jõuda ennem eksamit kõik matemaatika teemad ilusti läbi käia, on ju. Nii et töökava tähendab seda, et sa võtad oma Google kalendri ja sa kirjutad sinna niimoodi, et laupäeviti paned kõik, vaadake, võtke oma Google kalender lahti ja teeme hästi ausalt. Paned sinna kirja oma tunniplaani, niiviisi kõik nii, siis paned kirja oma need huvialaringid, on ju. Siis sa pead siia sisse planeerima ka puhkeaja, kus sa ei tee mitte midagi. Või mängid oma arvutimängu või hängid sõpradega. Puhkeaeg peab olema sisse pandud, muidu te põlete läbi. Te peate puhkeaja sisse panema, muidu te põlete läbi. Mõnele on muidugi huvialaring juba puhkeaeg. Mõnele on huvialaring juba puhkeaeg. Siis uneaeg panete siia. On ju? Siis sport juhuks, kui teie huvialaring ei ole sport, siis liikuma peab. Eriti sellel aastal peab liikuma, siis teate miks? Liikumine kulutab stressihormooni. Hakkad käima kõndimas, hakkad hüppama batuudi peal, minul on batuud selja taga. Või lähed, ma ei tea, jalutad lihtsalt, lähed jooksed. 9. klassis füüsilist peab tegema, sest see kulutab stressihormooni ja stressihormooni hakkab teil olema oma jagu. Nii et võtke see kasutusele. Mampsid, papsid täpselt samamoodi. Okay? Sport, puhkeaeg, uneaeg, toitumine võid ka kalendrisse panna. Minu kalender näeb üübersükene hästi reglementeeritud välja, aga ma jõuan tänu sellele hästi palju. Nii, ja nüüd jõuad näiteks laupäeva peale ja siis laupäeva peale paned siia, ma ei tea, 1 tund õpid matemaatikat, valmistud eksamiks ja teine tund valmistud eksamiks näiteks eesti keeles ja 3. tund valmistud näiteks kolmandaks eksamiks. Nii, ja sa hoiad pead sellest kinni, sest 9. klass õpetab midagi väga väärtuslikku, mida peetakse vastikuks, see on distsipliin. Aga pea meeles, selleks, et mingit saavutust saada, pead sa maksma lõivu ja selle lõivu nimi on rutiin. Sa pead looma endale rutiini ja rutiin ei ole halb asi. Rutiin aitab närvisüsteemil rahuneda. Kui sul on eksamiks õppimise aeg planeeritud kalendrisse, siis ema on rahulikum, isa on rahulikum ja sina ise oled rahulikum. Sest see aitab rahuneda, sa tead, et sa liigud rahuliku selles suunas, sellepärast väga paljud võtavad eraõpetajad endale peale, siis nad nagu usaldavad, viskavad kogu oma selle vastutuse sinna eraõpetaja peale ja siis eraõpetaja vaatab, et ta viib selle rongi nagu lõpuni ja sellepärast eraõpetajad on kallid, sellepärast et nemad üksi juhivad seda rongi piltlikult öeldes. Aga eraõpetaja on kindlasti hea valik, kui te tunnete, et teil oleks vaja kedagi, kes aitaks veel seda distsipliini omakorda hoida, on ju. Nii et loo endale distsipliin ja siis teadvusta, et see ongi üks osa 9. klassist. Harjutada rutiini on üks osa 9. klassist ja kes seda ära ei tee, neil edasi on natuke keeruline, üpris keeruline. Ja siis sa võtad oma väga ausa selle Google kalendri lahti ja siis sa võid avastada ühe õudse asja. Sa võid näiteks avastada, et sul ei ole üldse puhkeaega. Sa võid avastada, et sul on liiga palju huvialaring 9. klassis. Mul on väga palju selliseid noori olnud, kes
ei keelduvad loobumast huvialaringidest ja pärast eksamid nutavad silmad peas, sellepärast et nad ei saa sinna, kus nad tahtsid ja nende minapildid lagunevad ja hinged on katki. Vahepeal 9. klassis peab millestki loobuma selleks, et eksamiteks valmistumine mahub ära. Sa ei saa panna tassi sisse midagi juurde, kui su tass on juba täis. Ehk vaadake oma vanematega koos väga ausalt üle sinu kalender, kaitse õppimise aega seal. Ja nüüd, mis ma teile eriti soovitan, leia endale õpisõber. Õpisõber on nii äge asi. Õpisõbraga koos te hakkate õppima, te kontrollite teineteist, on ju, ja te tuletate teineteisele meelde ja te distsiplineerite natuke teineteist. See on palju parem kui kaagutav ema, ausõna. See on nagu palju parem kui kaagutav vinguv ema. Okei? Otsi endale õpisõber. Ja teate, kui hea te koos hakkate valemeid õppima, te koos, kuule, ma ei saa sellest aru, kuule, aga mina sain sellest aru. Ja te õpite koostööd ja siis kogu see eksami aasta kasvatab teid tegelikult väga toredateks sõpradeks. Et see on nagu lahe. Meil on täna sellised noored üles kasvamas, kes ei pea oma sõnadest kinni, kes lubavad, löövad käega, sest midagi lõbusamat tuli vahele. Aga see õpetab ka seda distsipliini, et ma olen kellegi jaoks olemas, on ju? Ja ma toetan teda, sest ma lubasin seda ja tema lubas mulle. Kuidas teile see tundub? Et kes on leidnud endale hea õpisõbra, siis sellest tuleb väga-väga lahe aasta. Ja õpisõber võib olla ka ema, muideks. Õpisõber võib olla ka ema ja isa võib olla õpisõber, ka vanaema ja vanaisa võib olla õpisõber. Aga miks mitte? Sest teate, matemaatika õppimine jaapanlased tõestasid ära, aitab Alzheimeri vastu. Nii et pange vanaisad õppima. Nii et võtke Google kalender, pange päris ausalt kõik asjad sinna sisse ja vajadusel korrigeerige. Jätke midagi ära, tooge midagi sisse, aga eksamiks õppimise aeg peab olema graafikus, sest koolis õpitakse kogu aeg midagi uut peale, aga sul on vaja üle vaadata 7. klass, sul on vaja üle vaadata 8. klass, on ju, sul on vaja korrata. Ma näitan teile siin midagi. Nii. Näete, siin on õpinurk ja õpinurgas on matemaatika, et kui kellelgi nüüd on vaja korrata, näete, siin on kogu 5. klass, kliki peale, hakka õppima 5. klassist kuni 9. klassini. Kõik on siin kenasti olemas sees. Nii et saad ise veel peale õppida, kui moodulitest väheks jääb. Üldiselt moodulitest üksinda tegelikult võiks piisata, aga kui noorel on mega augud sees, siis õpinurgast saab nagu head abi. Ja mis siin veel on, sellel aastal esimest korda on kirjandiks valmistumine. Alati, kui ma ekraani jagan, siis ta mõtleb nagu jube kaua ennem, kui ta midagi lahti loeb. Aga küll ta loeb. Mina olen kirjanik ja ma olen mitme raamatu autor ja oma lapsed olen ma kirjandiks alati ette valmistanud suure rõõmuga. Nii et lugemisülesannete jaoks nipid panin siia, valmistume kirjandiks nipid, mida ma väga hästi oskan ja mõned isiklikud õigekirja nipid ka. Aga mis on siia tuleb huvitav värk tuleb siia niiviisi, et me ennustasime ette mõningaid kirjandi teemasid ja siia tulevad sellised väikesed, hästi lühikesed podcastid, et neid teemasid avada. Ja selle eesmärk on see, et sa ei kardaks mitte ühtegi kirjandi teemat, sest ma tean, läbi TikToki ma tean, kui väga kardetakse kirjandi teemasid. Nii et võtame, räägime lahti ja see on lahe. Näete, siin on ka füüsika ja keemia, kes valivad füüsika ja keemia endale eksamiks super head videod on siin ka ja muidugi sisseastumiskatseteks saate siin valmistada. Siin on ka palju muud, siin on motivatsioon, enesekindlus, näete, siuksed teemad on siin, tunded ja ärevus. Ja tegin mõned joogaharjutused ka panin siia, ma tõenäoliselt panen siia natuke juurde, väikestele on hetkel siin sipakene rohkem. Nii, sellised asjad tulevad teile appi, juhuks kui te seda soovitage iseenesest 40 moodulist peaks täiesti piisama. Nii, kui ei ole väga suuri auke all ja kui on augud all, siis on õpinurk kindlasti hea koht. Okei, miks eksamiteks õppimine tundub nii raske? Ma natukene avan seda teemat ka.
et miks see tundub nii raske. Aga ma nüüd küsin ära, kas te saite aru sellest, mida me siin tegime ja miks on seda vaja teha? Sest minu idee oli siis, et sa oleksid realist ja näeksid, kas üldse oled valmis pingutama ja kui palju sa oled valmis pingutama. Siis see kalendri osa on ju. Ja nägite, te peate portsjoniteks ära jagama, sest see on kõige parem viis vältimaks ärevust ennem eksameid. Ausõna, ma luban teile seda. Sest inimene, kes teab, et ta teab, et ta teab, et ta teab, see teab, et ta teab, et ta teab, et ta teab ja kui ta teab, et ta teab, et ta teab, et ta teab, siis ta ei karda eksamit. See on mu lemmiklause. Nii, miks on eksamiteks nii raske valmistuda ja mis on vanema roll selles? Okei? Siin on nüüd Manni. Mannil läheb 9. klassi. Mannil ei ole kõige paremat, ma teen matemaatika näitel, on just ma olen matemaatikaõpetaja. Mannil ei ole kõige paremat matemaatikakindlad olnud ja Mannil ei ole matemaatikas enesekindlust ehk Mannil on juba matemaatikas all siuksed negatiivsed tunded. Ja nüüd tuleb siin eksam ja nüüd on Mannile müüdud maha selline müts, mida meie ühiskond on väga hästi maha müünud ja isegi kui me räägime vastu, et me saame aru, et see nii ei ole, me tunneme, et see on nii. Vaadake, kui me ka ütleme, et ma ei usu seda ja see ei ole nii, aga me tunneme, et see on nii. Ehk Mannil on müüdud maha siuke jutt, et siin on surm. Eksamitest oleneb kogu sinu elu. Ja tegelikult noored tunnevad seda. Ehk siin ees on hirm. Surmahirm. Mis juhtub? Ja nüüd vaadake vanemad, nüüd on see teie ülesanne. Laske laps helindab terve õppeaasta jooksul seda, mida ta kardab. Mina lasin enda lapsel ka helindada. Ma kardan, et ma kukun läbi. Ma kardan, et ma ei saa sinna kooli, kuhu ma tahan minna. Ma kardan, et siis minu vanemad mõtlevad minust halvasti. Ma kardan, et ma valmistan teile pettumuse. Ma kardan, et ma valmistan endale pettumuse. Ma kardan, et ma pettun ise endas väga sügavalt. Ma ei tea, kuidas teised mind vaatavad pärast seda, kui ma läbi kukun. Ja laps peab saama kõik endast välja valada. Ja ema ja isa, nüüd on see teie suhete proovikivi. Ja lapsed, noored, kes te siin kuulete, ma loodan, et ei pahandu, kui ma teile lapsed ütlen, et tegelikult olete väga lahedad noored, on ju. Aga minu jaoks olete kõik lapsed. Heas mõttes, et te peate leidma inimese, kellele te saate neid ära helindada. See peab toimuma. Vaimse tervise seisukohalt see väljavalamine peab toimuma. Ja mina tegin oma lastega sellise kokkuleppe, et sina vala välja ja mina lihtsalt kuulan. Me ei pea ütlema, et see pole nii, see pole nii, see pole nii, see pole nii. Ta peab saama selle välja valada. Okei? Nüüd tuleks teha plaan. Nii. Kui ma nüüd saan need eksami tulemused, mis ma tahtsin, siis ma lähen siia. Aga tuleb teha ka varuplaan. Juhuks kui ma saan nõrgemad eksami tulemused, mis siis saab. Ja tuleb teha ka varuplaanile varuplaan, ehk mis juhtub siis, kui ma kukun läbi. Ja see tuleb läbi rääkida, sest see võtab ärevust maha. See ei tähenda seda, et ma ei usu oma lapsesse, kui ma seda läbi räägin. See tähendab seda, et me kõik saame aru, et tegelikult ei ole katki mitte midagi. Sest meil kehtib edasiõppimise kohustus, mis tähendab seda, et katki pole mitte midagi. Ja meie vanematele peame ütlema ühte asja. Manni, kui sa lähed 9. klassi, ma näen, et sa tegid ära plaani, ma näen, et sa pingutad, ma kiidan iga su pingutust, ma kiidan seda, et sa hoiad graafikut, ma kiidan seda, et sa tegid graafiku, ma kiidan igat sinu positiivset sammu, ma kogu aeg kiidan, sest et ma hoian sind sellega üleval, on ju? Ja see ongi kõige olulisem eksamipäeval. Kui sa lähed eksamile, sa tead, et sa oled andnud endast maksimumi, siis kuku või läbi, sellel ei ole mitte mingit vahet. Saate aru? Aga need noored, kes ei ole andnud endast maksimumi, neil tambib süümepiin ja häbi, süümepiin ja häbi, süümepiin ja häbi. Ja kui nad läbi kukuvad, siis nad upuvad häbisse ja süümepiinadesse. Ja sellest mitte keegi ei räägi. Ja siis peab lapsevanem ütlema, aga ma ju Mati ütlesin, et sellest ei ole midagi, kui sa läbi kukkusid. Aga tegelikult emme tahaks öelda, kurat, ma ju ütlesin, ära luuserda seal. See on sinu aasta, särada, see on sinu aasta. Sa oled laval, sa oled see peanäitleja. Sära nüüd.
et tegelikult emad muutuvad selle koha peale isad hästi silmakirjalikuks, kui nad näevad, et Mati ei tee endast parimat ja kui ta kukub läbi ja siis me peame valetama sellele Matile. Et selles mõttes noored ja vanemad proovige oma lapsed ikkagi panna vastutust võtma sellepärast, et nad on ise uhked enda üle. Ja siis ei ole vahet, mis tulemus on. Näiteks ega me ei saa garanteerida. Võib-olla riik teeb kevadel šallallaa ja viskab eksami 5 aasta tagusele tasemele. Ma garanteerin teile, et väga paljud kukuvad siis läbi. See tase on toodud nimelt allapoole, sest Eesti laste matemaatikaoskus läheb kogu aeg halvemaks. Kui te uudiseid vaatate, siis olete kuulnud seda, on ju. Aga me ei tea ju, mis nad kevadel teevad. Mis tähendab seda, et meie ülesanne on töötada. Graafik, teadlikkus, tugi, õpisõber, süsteem, võib-olla Gertriini moodulid ja me oleme uhked enda üle, kui me jõuame lõppu. Ja võt seda uhkust ei võta mitte keegi ära. Näiteks 1 aasta riik tegigi ülesande, mille peale matemaatikaõpetajad ütlesid, et see oli väga ebaõiglane ülesanne. Sellist ülesannet ei oleks tohtinud eksamil olla. Väga palju noored kukkusid läbi. Aga need noored, kes tegid tööd, nad ei saa vaimset traumat. See ongi see, mida meie peame ära hoidma. Saite aru, jah? Sinu töökus, sinu distsipliin on sinu vaimse tervise kaitse numero 1. Okei? Kui teil on nüüd raske näiteks oma plaani paika saada, siis ma võin teiega mentorlust teha. Noortele mul mentorlus eratunni hinnaga, sest et nemad tööl ei käi. Nii, nüüd vaadake edasi. Mannil on juba siin negatiivsed tunded ja nüüd Manni kardab surmahirmu. Te saite just teada, mida me selleks peame tegema, on ju? Seda me juba rääkisime. Aga see, kuidas ma siis teile ütlen? Eksamiteks õppimise teeb raskeks seda, kui lapse kõrval ei ole inimest, keda ta usaldab. Ehk siia peaks tekkima selles konkreetses aines usaldusisik. Ma väga tahan loota, et teil on õpetaja see. See peaks olema õpetaja. Õpetaja peaks ütlema tervel klassile. Me saame hakkama. Ma aitan teid. Teil on see nõrk, võtame ette, teeme ära. Õpetaja peaks tegelikult selle töö siin ära tegema. Koos lapse vanemaga muidugi, aga õpetaja peaks olema see usaldusisik. Ja nüüd lapsed ja vanemad. Kui teie lapsel ei ole selles aines usaldusisikut, siis see ongi ju väga hirmutav. Kas teile ei tundu või? Leidke see usaldusisik. Miks ma need moodulid panin sellel aastal? Ma ei tea, kas ma live-kursusid teen. Ma päriselt ei tea. Ma panin need moodulid, sest inimesed tahtsid neid mooduleid saada ja mina panin nemad välja müüki. Sellepärast, et kui sa teed mooduleid ja sul jäävad küsimused, siis te teete mulle, hallo Gertriin, kas oleks võimalik teha üks eratund ja mina saan olla see usaldusisik, kui on vaja. Okei? Ehk lapsel on vaja sellel teel usaldusisikut ja nüüd on tema ärevus, hirmud, kõik on natukene väiksemad ja ta saab minna. Nii et väga raske on õppida, kui mul ei ole usaldust. On ju? Kui ma ei tea, kas ma saan hakkama. Siis teine asi on veel see, et meil on harjumused ja see on kõige hullem lõks. Harjumused. Näiteks harjumus venitada, lükata asju edasi, rääkida sõbraga tunde, istuda TikTokis tunde. Meil on väga palju harjumusi, mis ei lase meil tegelikult õppida eksamiks. Meil on lihtsalt väga massilist harjumusi ja siin tulebki teile appi see, et teeme selle kalendri, on ju. Ja sina lapse vanem, kas sa tegid kalendri, mis sul täna kalendris on, kas ma saan sulle aidata kalendrist kinni pidada? Kuule, proovime kalendrist kinni pidada. Ja kui sa 1 nädal pead kalendrist kinni ja teine nädal koperdad ja komistad ja eksid, siis see on okei, on ju. Aga peas, et sa jälle hoiad natukene kinni ja siis sa võid jälle koperdada ja eksida. Sest enda harjumuste vastu minemine, me teame, et see on kõige keerulisem asi terves maailmas. Ja siia tuleb sul appi õpisõber tegelikult. Nii, sul peab olema ka õpimeetod. Ma panen siia siis. Õppimise teeb raskeks see, et on puudulikud õpimeetodid ja eriti keeruliseks läheb see siin kohas, kus on märts. Märtsis on inimesed valmis eratundidest maksma erakordseid summasid, sellepärast et noored on jõudnud kuhugi maani ära ja nüüd on kõik erroris, kõik on sassis nagu Kõrt-Pärtli särk. Ja sellepärast mina annan alati struktuuri. Kõik minu moodulid on täis struktuure ja just nagu sellepärast, et see struktuur hoiab ära, vaadake selle asja. Õige õpimeetod, minul on õpimeetodiks on mul struktuuride loomine. Ja mul on 3 kasti meetod, mida ma enda moodulites õpetan.
Ehk sul peab olema meetod, mis samamoodi sa näed, et see töötab ja see tekitab sus usaldust. Ma soovitan teile ka guugeldada erinevaid õpimeetodeid ja proovida leida endale siis enda oma. Ja kui sa mõtled, et niisugune struktureeritus ja kuidas see on siis struktureeritus ja 3 kasti meetod valemite pähe õppimiseks võiks olla nagu hea asi, siis moodulitest leiad need ülesse. Nüüd üks asi veel, mis on hästi keeruline, miks on hästi keeruline eksamiteks õppida, on meile tundub vaadake, et see on nii suur. Et see on nii suur kogus, mida me peame õppima. Ja see on väga oluline, kui me ta teeksime väikesteks ampsudeks. Veel kord, need 20 moodulit ongi tegelikult need samad väiksed ampsud. Sest kui te võtate nüüd lahti kogu 7. klassi teema, siis on nagu, ma ei tea, kust ma alustan. Aga mina tean, kus sa alustad. Sa alustad lihtsusta ja lahenda ja me teeme lihtsustele ja lahendale, me teeme, teada ma näitan, mis me teeme, ma panen korraks, mõtlen, kas ma jagan, oodake, ma korraks stop share. Nii, ma korraks ei jaga teiega. Ma otsin üles ühe asja, ma tahan teile näidata, mida ma tahan selle aasta jooksul kokku panna ja võimaluse korral välja jagada. Mulle väga meeldib luua erinevaid selliseid õppematerjale. See on mul täielik lemmik tegevus, sest et kuidas ma loon struktuure, ma tahan teile kohe näidata. Ma avan selle ära. Nii, ma ei tulnud selle peale, et seda võiks teile näidata. Mõtlen, ma käisin täna, ise olin koolilainel. Nii, kohe lähen uuesti jagamisse ekraani ja näitan teile kohe. Aha, oodake, keegi tahab sisse saada. Hopsti, näete. Kui te vaatate 7. klassi, siis kõik jookseb errorisse. Ma ei tea, mida ma siit õppima pean. Esimene asi, millest ma alustan, on lihtsusta ja lahenda. Noored eksivad kogu aeg matemaatika eksamil just selle tõttu, et nad ajavad lihtsusta lahenda ülesanded sassi ja siin on mul tehtud kõik puust ja punaseks. Et hakkan sellel aastal looma selliseid väikseid õppematerjale just nimelt, et luua struktuuri. On ju? Et niisugune struktuuri loomine ja õudselt hea olekski saada aru sellest, et millest matemaatikaeksam koosneb. Ma ütlesin teile 16 teemast on ju ja kuidas neid 16 teemat siis õppida. Ilma struktuurita tundubki see väga palju ja väga segane. Eesti keelega on tegelikult täpselt sama asi. Kõigepealt ma pean õppima siis lugema tekste, vastama küsimustele. See on tegelikult noortele ülilihtne, kui ei ole düsleksia, düsgraafia funktsiooni häireid. Siis teine asi, ma pean õppima kirjutama kirjandit, selleks ma pean õppima tegema mindmappe. Õpinurgas on väga palju abi teile selle jaoks, on ju. Ja siis on see 3. osa on õigekiri. Kui ma peaksin täna eesti keele eksamit tegema, siis tõenäoliselt õigekirjast ma kukuks läbi nagu kolinal. Nii et need olid põhjused, miks on õppima hakkamine raske, aga mida teha selle madala enesehinnanguga? Vaadake, kui nüüd on matemaatika näiteks on ikka väga madala enesehinnanguga, et mida siis teha? Ja siin on jälle vaja usaldusisikut, kes vaatab lapse üle. Ja nüüd see laps laseb kellast üle vaadata, sest ta tahab ise ka teada, mis ta siis nagu probleemiks on. Ja koos tehakse just temale konkreetne see nagu õpikava, et kuule, seda on vaja natuke togida, seda asja natuke vaja togida ja nüüd see usaldusisik aitab lapse seda enesehinnangut tõsta. Seda on vanemal väga raske teha, sest vanem ei pea oskama matemaatikat lapsele õpetada, on ju. Ja siin vist tulevad jälle eraõpetajad mängu, mul on selline tunne, aga madal enesehinnang ei tohiks olla takistus eksamiks. Eesti keele eksamis ja matemaatika eksam on kõigile tegelikult ära tehtav. Kuidas põhikooli õpinurka sisse saada? Hetkel näen ainult 2025 passi. Õpinurka. Oota. Nii, ma korraks vaatan ära, kus on siin. Tegelikult on see Fienta, vaadake siin igalt pool mul saada. Ma olen esilehe peale, siin on kõige lihtsam. Oi, Xiaomi, mis sa joonistad siia? Nii, näete. Siit leiad soodsa aastapileti. Kui siia peale klikid, siis tuleb õige asi.
Fienta vahepeal annab imelikke kuupäevi, on ju, aga siit punase pealt tuleb õige asi. Ja siit musta pealt saab kuupileti ja kvartalipileti osta. Kalli aastapileti saab ka, kui keegi tahab. Pole väga pointi hetkel, on ju. Nii, vaatame edasi. Eksamiplaani juures on siis hea teada seda, et sa võiksid teha sükse sektorit endale. Noh, ma ei tea, matemaatikas ma endiselt saan soovitada enda 40 moodulit, sest ma tean seda struktuuri. Ma tean, et see on hea struktuur ja ma tean, et sa saad ise seal õppima hakata. Oleks vaja panna need teemad endale kõik kirja niimoodi, lahendada mõningaid ülesandeid ja siis teha niimoodi. Okei, seda ma oskan. Nii, väga hea. Neid ma hakkan kordama alles märtsikuust. Seda ma ei oska. Siia panen praegu oma kanna ja vaadake, siin on need uued asjad, mis 9. klassis tulevad. Õpinurgas on täna mul palju noori juba, kes augustikuus õppisid 9. klassi asju ette ja nad on juba ruutfunktsioonide juures. Et selles mõttes ma olen nende üle väga uhke, sellepärast, et nemad liiguvad nagu kiiremini sinna eksami suunas. Et siin on uued asjad, et nende jaoks läheb aega. Ma ei saa päris täpselt aru, mis need 40 matemaatika moodulit on. Okei, väga hea. Nii, näed, kui sa lähed siia kursuste alla, siis siin on õpi matemaatika eksamiks 40 moodulit. Kui sa võtad nüüd selle Fienta siit, niimoodi, kas me saime sisse 40 videot ja siin on kõik vajalikud teemad, absoluutselt kõik 40 videot, kõik vajalikud teemad. Kui nüüd õpinurk on siis selline, kus on ka 5. klass, 6. klass, 7. klass, seal on nagu kõik teemad nagu üleüldiselt, siis 40 matemaatika moodulis on ainult eksamiks vajalikud teemad. Ehk see on nagu eliksiir. Okei? Teed, klikid video lahti, hakkad lahendama. Kuulad, õpid, lahendad. Kuulad, õpid, lahendad. Ja kui tekivad küsimused, võid mulle kirjutada. Mida ma juba oskan? Mida ma kindlasti ei oska, milles ma tunnen ennast väga halvasti, see on vaja kohe välja selgitada, on ju, igas asjas eesti keel, 3. eksam, matemaatika eksam ja mis on mulle veel uus, on ju. Et seda uut, seda sa alles hakkad omandama, on ju. Nüüd on vaja teha väga oluline, kui sul hakkab see eksami aasta pihta, siis hästi oluline on teha ka õpivabasid päevi. Näiteks õpivabasid päevi pole kõigile lastele võimalik teha. Ma tahan teile kohe öelda, kas õpinurgas on olemas kõikide teemade kohta videod, näiteks 9. kõik teemad. Jah, Lisandre. Õpinurgas on meil olemas, ma näitan teile veel kord. Näete, õpinurgas on meil olemas kogu 8. 9. klassi füüsika, 8. 9. klassi keemia ja matemaatika 5. kuni 9. klass absoluutselt. Ja vaadake nüüd, see on 9. klassile must be video. See on siin alguses punaseks tehtud. Ärge laske ennast vanitada, et on 5. klassi all. Näete, kuidas lahendada tekst ülesandeid. Ilma selleta eksami ei saa minna. Mul on oma meetod tekstülesannete lahendamiseks, sest ma olen aastatega näinud, et see on väga raske. Ja kuna mina ise olin tekstiülesannete koha peal ikka natukene nagu lollikene matemaatika kõige raskem osa, siis ma töötasin välja oma isikliku meetodi, kuidas lastega seda õpetada. Et see on oluline. Nii, kui te nüüd hakkate õppima, siis need lapsed, kellel on väga suured augud, nagu päriselt väga suured augud, siis mul on nii kahju öelda, aga te peate nii palju puhverpäevi võtta, ei saa puhata. Aga need, kellel on enam-vähem okei, need võiksid teha endale täiesti sükse, pannagi kalendrisse sükse aja, kus ma olen täiesti eksami mõtetest vaba. On ju? Nüüd koolivaheaegadel ma olen teinud tunde just ekstra special 9. klassidele ja kes sinna tundi mulle ilmuvad. Need, kellel on väga halvasti, huvitaval kombel need, kellel on väga hästi. Täpselt kaks sellist nagu ja need, kes tunnevad, et neil on keskmiselt, need tavaliselt kooli vahel puhkavad. Aga mina ütlen, et need, kellel on väga hästi, palun puhake ka, on ju, aga nad tahavad olla veel paremad. Aga üldiselt nad on ka 100 punkti tüdrukud olnud mul. Aga need, kellel on väga halvasti, et nemad jah, saavad puhata pärast eksamid üldiselt, aga kõik peavad natukene puhkama. Nii et emad ja isad, teie ülesanne on panna lastele see puhveraeg, et nad saaksid ennast välja lülitada. Okei? Muidu põlete läbi, on ju? Puhveraeg peab olema nii või teisiti.
Nii, vaatame edasi. Vanematele ma tahan ütelda, et vanemad, mis on siis teie roll, ma olen täna juba natukene rääkinud, aga vanemad, kallid emad, isad, teie peate nüüd hoolitsema enda ärevuse eest ja see pole võimalik, et sul ei teki ärevust. Sul täielikult tekib ärevus, sellepärast et kõigil tekib ärevus, sest tegelikult see 9. klassi lõpp oli vanasti väga hirmutav, sest pärast seda laps läks kas edasi kooli või läks tööturule ja me teadsime, et tööturule minek on väga raske, sest tööturul keegi nii noori lapsi tegelikult ei oota. Täna on olukord hoopis teine, laps saab minna edasi õppima aga meie närvisüsteem ei saa sellest veel aru, sellepärast et see vana hirmutamise süsteem on olnud väga kaua. Nii et vanemad, tunnistage, et olete ka närvis. Päriselt tunnistage endale, et olete ka närvis, sest laps saab sellest aru nagunii ja siis laps hakkab sinu närvilisust nagu üle võtma. See on nagu natukene kurb vaatepilt, et selles mõttes emadele ma tulen appi, näete, teadlikum ema klubi boonusega. Ja siin on hästi oluline, see oli vale, vana boonus, uus boonus on meil siin. Näete, minu mõtted ja minu tunded, et sihuke kursus nagu minu tunded, et emad võiksid siis lihtsalt seda läbida. Ja muidugi 9. klassi noortele on see kursus ka täpselt samamoodi väga pädev. Et nii on. Nüüd lapsevanema roll on aidata olla lapsel järjepidev, aga vahepeal on mõni laps ikka tõsiselt põrsas. Vabandage, et ma nüüd ütlen, aga mõni laps on vahepeal tõsiselt põrsas ehk ta ei ole saanud aru, kelle jaoks ta õpib ja ta on nagu kelk. Kogu aeg sikuta, kogu aeg sikuta, kogu aeg sikuta. Et vahepeal ma ütlen lastevanematele ka niimoodi, et lapsed kukuvad läbi. Sest mõni laps peab ninapidi põhja ära lööma selleks, et üles tõusta. Aga see on ju hetkel turvaline, sest tal on edasiõppimise kohustus ja võib-olla siis, kui ta läheb, seal õpib midagi, mida ta tõsiselt õppida ei taha, võib-olla ta ärkab ülesse. Et meie lapsed saavad elus haiget ühel või teisel moel, mingil hetkel me ikka sinna peapidi põhja lööme ja mida varem ja mida turvaliselt me seda teeme, seda parem on. Aga see on ekstreemne soovitus tõesti ainult neile lapsevanematele, kelle lapsed, sa näed, ta lihtsalt teistmoodi ei õpi. Neid lapsi on väga vähe. Ma tahan öelda, neid lapsi on väga-väga vähe. Ja eelmine aasta oli mul väga tore perekond oli kursusel, kelle laps oli nagu niisugune vastutustundet olnud 8 aastat. Vanem oli 8 aastat kelku vedanud. Ja 9. aastal siis vanem ütles, ma ei jõua enam seda kelku vedada. Aga mis ma siis Gertriin teha saan? Ja siis ta võttis ka need minu kursused, mis on siis täna teil moodulitena ja ütles, et tema poiss pani moodulid jooksma, vaatas neid, tuimalt vaatas, mitte midagi läbi ei lahendanud. Ja tegi eksamid ära. Et see oli nagu ja sai päris head tulemused selles mõttes. Piisas ka lihtsalt tuima näoga vaatamisest. Aga järelikult temal oli selline õpivõimekus, mis tähendaski, et ta ei pea läbi tegema, vaid ta peab kuulama ja nägema. Okei, siuke väike lõbus lugu teile. Üldiselt lapsevanem jah, hoolitse enda närvisüsteemi eest, tunnista lapsele, et sina ka kardad, tunnista, et sinul on ka ärevus ja saa aru sellest, et see on vana süsteemi viga tegelikult. Kas õpinurgas on ka eraldi välja toodud, mis asju matemaatikaeksamiks vaja või kuidas seda tead, mis kordama peab, et ei peaks üle õppima? Jah, õpinurk ei ole eraldi eksami suunitlusega. Moodulid on eksami suunitlusega. Küll aga äkki ma võiksin õpinurgas teha need siniseks need pealkirjad, mis on selle teemaga seotud või väikese video sinna 9. klassi lõppu teha, et vaadake kindlasti need teemad. Tegelikult on isegi täitsa point. Et Kristelle, kui sa tahad võtta õpinurka ja moodulid ei taha võtta, siis võib-olla ma teen siia õpinurka kõige lõppu sinna 9. klassi lõppu otsa, võib-olla ma teen ühe siukse väikse sinise kastiga video. Ma panen endale nii. Saadegi mulle just tööd juurde. Praegu on õpinurk hästi soodsad aastapiletid on ju. Tee video nii, et teemade kohta, jah. Ma siis teen selle. Kristelle, sinu auks, ma teen selle video sinna õpinurk on ju. Aga nii mu õpinurk töötabki. Noored annavad mulle teada ja mina aitan neid. On ju? Ja väga paljud noored suudavad väga hästi ise õppida. Et see on nagu lahe. Muidugi õpinurgas on emad teile ka hästi palju vaadata. Nii.
ja laps siis peab saama ennast välja valada, on ju, see on ka lapsevanema kohus see vastu võtta ja nüüd on vaja, lapsevanem peab hoolitsema oma närvisüsteemi ees, sest laps võib öelda asju, mis on rasked. Kuulge, räägime vaimsest tervisest. Päris ausalt, kullapaid. Eelmine aasta alustas 2 tüdrukut 9. klassis. Vaimne tervis väga kehv ja mina ütlesin neile selgelt, ärge mingi eksamitele, jääge klassi kordama ja mõeldud-tehtud, sellel aastal läheme uuesti 9. klassi vastu, lapsed on vaimselt tugevamad. Vaimse tervise probleemidega lapsed ei ole valmis selleks spurdiks, mis 9. klass toob, kui võimalik korraka aastat. Päriselt see tuleb teile kasuks. Okei? Nii, mida siis teha, kui noor ei õpi? Seda me juba rääkisime, on ju. Me võime, kui ta üldse sulle ei tule vastu, siis peab kukkuma ninali maha. Aga mina olen lastevanematele ka siis soovitanud seda, et lapsevanem ei pea rahuldama lapse tahtmisi, ta peab rahuldama lapse vajadusi. Ja kui laps on hakanud lapsevanemat ära kasutama, siis lapsevanem võib tahtmiste rahuldamisest loobuda ja tagada ainult vajadused ja tuua lapsele välja väga selge seose sinu roll peres ja minu roll peres. Aga see on juba kasvatuslik teema, seda me siin rohkem ei räägi, on ju, et selles osas võite vabalt tulla teadlikuma emaklubisse. Siin ma saan toetada teistmoodi. Aga kui laps nüüd ütleb, et mina ei õpi, siis esimene samm ei ole üldse see, et kanname ta maha või midagi, vaid istume temaga maha ja vaatame, kas probleem on tahtmises, kas probleem on oskuses või probleem on ülekoormuses. 3 asja tuleb üle vaadata. Ja väga tihti ongi see, et tal on juba nii suured augud, et ta on kaotanud igasuguse lootuse. Ja tegelikult ma ei ole näinud ühtegi last, kes ei tahaks eksamit hästi teha. Ma ei ole näinud mitte ühtegi last, aga ma olen näinud nii palju lapsi, kes on loobunud ja teevad oma vanemate elu põrguks lihtsalt sellepärast, et nad ei usu, et nad seda ära teevad. Ja oi, kui palju me oleme teinud imesid. Oi, kui palju me oleme teinud imesid. Vahepeal on laps jäänud süsteemi hammasrataste vahele, vahepeal on nii palju maha magatud juba, et tema eneseusk on täiesti miinustes ja need lapsed ütlevad, aga mina ei tee eksamiks. Mul eksamitest jumala pohhui. Tegelikult ei ole, mitte ühelgi lapsel ei ole pohhui eksamitest. Aga tema enesehinnang võib olla juba nii katki. Ma tahan teile öelda, et te kõik teete eksami ära, kui te praegu alustate. Sest see eksam ei ole raske. Okei? Sul peab olema töökava, toetus ja usaldus ja õige distsipliin. Siis kui on asi tõesti siis selles, et tal on üle pinge tekkinud, seda kõike on liiga palju, tekib see overwhelming. Vaata, siin tulebki appi lapsevanem, aitaja, kes siis aitab panna selle graafiku paika, hoiab ilusasti graafikust kinni. Ja me võime ka oma laste käest küsida, aga millist abi sa minult vajad? Millist abi sa minult vajad? Noored, kes te siin täna kuulate, pange kirja, millist abi te vajate, et eksam väga hästi ära sooritada. Okei? Pange kirja ja öelge oma vanematele. Mitu protsenti on hea matemaatikaeksami tulemus? Helen, ma ütlen ausalt, kõik üle 50 on hea. Kõik üle 50% on hea. Aga hea, eriti hea on üle 80%. Kui me räägime väga tugevatest koolidest, on ju. Mu ema ei saanud täna seda kuulama tulla, kas seda salvestust saab pärast kuskilt kuulata. Lotta hea, ma mõtlesin küll, et ma panen selle välja. Et ma panin 1. klassi, panin nende YouTube'i kanalisse, teadlikum ema, ja ma panen ka Tarkmina blogisse siis selle linki, et te saate tarkmina.ee on teie sükene püha meka, et seal te saate asju vaadata, on ju. Et sinna blogisse panen selle ülesse. Sest see on hea informatsioon, on mul õigus ju. Tasub ju kuulata, on ju. Mis te arvate? Nii, et kõik lapsed tahavad sooritada eksamit hästi ja ma tean, et tahavad. Ja kui ta ei taha, siis tuleb aru saada, kas tal on madal enesehinnang või tal on overwhelming. 2 asja ainult. Rohkem probleeme tegelikult ei ole. Ma ei tea ühtegi inimest, kes ei oleks huvitatud oma heast tulevikust. Aga vahepeal me lihtsalt kaotame usu endasse. Ja mina tahan noored teile ütelda, te teete need asjad ära. Te päriselt teete need asjad ära. Ausõna te teete. Teil on vaja distsipliini, struktuuri ja tuge ja usaldust. Nii, nüüd on teil vaja teada, mida veel. Oletame, et me hakkame nüüd jõudma siia eksamipäevale lähemale ja siin on nüüd eksamipäev. Septembrikuus te leiate endale õpisõbra, te teete endale Google graafiku,
ostad endale Katriini moodulid või õpinurga, on ju. Sest see on lihtsalt hea asi. Ma ei saa mitte midagi muud öelda. Ja te panete endale struktuuri, te teete puhkapäevi, te valate välja ennast, on ju, ja te liigute vaikselt eksami suunas. Ja nüüd hakkab kätte jõudma eksam. Mis nüüd juhtub? Nüüd on vaja ju teil plaani. Te teete ka need plaanid, mis pärast eksamit juhtub, aga teil on eksamipäevaks ka plaani vaja. Eksamipäevaks mina soovitan teha sellist asja. Te peate teadma, kuidas inimese mõistus töötab. Mitte keegi seda ei õpeta, mina õpetan. Inimese mõistus töötab niimoodi, et kõik, mis on mulle mitte tuttav, on mulle ohtlik. Need on need inimesed, kes on saanud haiget elus. Kui ei ole kunagi haiget saanud, siis mitte tuttav on on ju. Aga kui sa mõtled eksamipäeva peale ja see on nagu, siis nüüd sa vajad väga erilist harjutust. Okay? Nüüd sa paned silmad kinni ja hakkad kujutama ennast ette eksamiruumi. Sa kujutad ette sina, sa tunned lõhnu, sa istud selle eksamiruumis, sa loed eksami ülesandeid ja sa rahulikult lahendad. Ja sul on aega septembrikuust eksamipäevani seda teha. Ja siis, kui sa lähed sinna eksamiruumi ja kui see eksam tuleb lähemale, siis sinu mälu jaoks on see nii tuttav. Sest teate, mis on inimese aju kõige lahedam osa või? Ta ei saa aru, kas sa kujutasid ette või sa nägid oma päris silmadega ja su aju päriselt arvab, et sa oled selle eksamiruumis käinud ja sul on palju-palju lihtsam. Siis teil võiks olla kriisiplaan. Xiaomi ütleb, et kuidas ma nii tark olen. Ma võin teile ütelda, et see on mu elutöö. Okay. Ma armastan lapsi, ma armastan emadust, ma armastan õpetajaks olemist, ma armastan matemaatikat, füüsikat, keemiat ja ma olen vaadanud, kuidas seda teha nii, et noortel oleks ka tore. See on minu eesmärk. Teil on vaja teha kriisiplaan. Sul ei tule ennem eksamitund näiteks. On ju? Mina soovitan ennem seda siin kõvasti sporti teha. Okay? Ja siin peab sul olema usaldusisik kõrval, eriti need, kes on natukene ärevamad, on ju? Ja sa väsitad ennast lihtsalt rämmedalt ära ja sa lähed magama. Või teine variant, lubadki endal olla täpselt nii, nagu sa oled ja lähed rahulikult magama. Kõik, kes on teinud aasta aega tööd ja nende usaldusisik annab neile teada, et teil on väga hästi, kõik magavad ennem eksamit väga hästi. Need, kes ei tee tööd ja luuslangitavad, nendel on probleeme ja kõhud lahti. Aga see, et sa kujutad ennast eksamituppa ruumi ette, see aitab jube hästi. Okay? Nüüd, kui sa vajad eksami aasta jooksul rohkem tuge, kallistusi, väljarääkimist, siis räägi oma vanematega. Kui sa ei saa vanematega rääkida, õpisõbraga. Kui sul ei ole vanematega kontakti ega õpisõbraga kontakti, sa pead leidma kellegi, kellele toetuda. Sest üks asi, mis ma tahan, et te oma elus ära õpite, on see, et otsustavad aastad ja neid tuleb teil rohkem kui üks muideks. Otsustavatel aastatel on teine rütm ja otsustavatel aastatel meil peab olema tugi ja me oleme küll eestlased, kes ei küsi kunagi abi, siis teie generatsioon, kurat, küsite abi nüüd, on ju. Et teie toetuge, te ei pea oskama, te ei pea olema tugevad. Ja nüüd, kui sa seda aasta aega siin näed käid, on ju, siis käivad tõusud mõõna, Vot nii hakkab sinu eksami aasta välja nägema, sest see on inimeseks olemas, on ju. Siin sul läheb väga hästi, siin sa tunned, et läheb väga halvasti. Siia väga halvasti kohta võiksid sa teha ka endale väikese kriisiplaani. Kui ma tunnen, et ma olen loll nagu lauajalg ja mitte midagi ei oska, siis mida ma sellel hetkel vajan, on ju? Võib-olla vaatan head filmi, võib-olla lähen sõpradega tantsima, on ju? Aga see väike kriisiplaan, et ära usu oma mõtteid, mis ütlevad, et sa ei saa hakkama. Saad küll, kui sa teed tööd. Okay? Ma julgustan teid kõiki tööd tegema. On ju? Hea eksami tulemus võib olla puhas geneetika, nagu minu puhul oli. Aga hea eksami tulemus võib olla ka meeletu hea töö tagajärg. Igatahes sinu järgmine kool, sinu tööandja, nemad vaatavad sinu head eksami tulemust ja nemad arvavad, et sina oled teinud, oled enda, nagu kuidas ma siis ütlen, ennast tundev, ennast juhtiv isiksus. Aga proovime siis selleks saada ka, on ju? Okay. Ja pea meeles, see eksami tulemus siin, see on nüüd hästi oluline, see eksami tulemus siin, ta ei mõõda sinu väärtust.
sina oled kogu aeg väärtuslik. Ta mõõdab, mida sa tegid 1.–9. klassini. Ta mõõdab, kuidas sa ainest aru said. Ta mõõdab, kuidas su närvid vastu peavad. Võib-olla sa ei saa valida endale eriala, kus sa pead pinge all töötama. Võib-olla sa avastad just see kevad, et sina pinge all tööle mitte kunagi ei hakka. On ju? Ehk ta mõõdab sinu närvide tugevust, siis ta on hinnang su emale ja isale, kui tugev oli sinu kodu, kui palju suutsid nemad sind distsiplineerida ja kasvatada inimeseks. Ja ta mõõdab ka sinu õpetaja kvaliteeti. Ehk tegelikult, kui sina istud seal eksamiruumis, mõõdetakse ka sinu vanemate ja õpetaja kvaliteeti. Et ei ole ainult sina seal eksamiruumis, on ju? Ehk me valame välja kõik selle, millega sa elus kokku puutusid, mis tähendab seda, et sina oled kogu aeg väärtuslik ja sinu eksami tulemus näitab lihtsalt väga paljud seda, millega sina oled elus kokku puutunud. On ju? Ja kui sina teed tublisti tööd, ilmud kohale, annad endast parima, sa võid enda üle uhke olla. Ja võib-olla vedas õpetaja sind alt, aga võib-olla vedasid ema isa sind alt, aga võib-olla vedas geneetika sind alt, sest teate, ma avastasin sellel suvel, et mina ei suuda malet mängida. No minu aju malet kinni ei võta. Ma olen väga algtasemel ja no ei lähe tugevamaks, harjutab palju harjutad. Võib-olla sul on matemaatiline toores aju näiteks. Ehk see eksami tulemus võiks olla toreda ja rõõmsa teekonna lõpp lihtsalt, et saaks alata uus teekond, aga pea meeles, sina oled kogu aeg väärtuslik. Okei? Ja sest eksami tulemusest ei tohiks sõltuda see, kes sind armastab ja kes sind ei armasta, on ju. Armastusest rääkides, teeme nüüd sellise kokkuleppe, et 9. klassis keegi ei armu, sest liiga paljud õpilased jätavad armumise tõttu õppimise poolikuks. Oi, kui palju ma olen seda õpetajana näinud, kaasa arvatud, mina tegin seda ise gümnaasiumi 12. klassis, piinlik öelda, aga kõik eksamid läksid just armumise tõttu võt niimoodi. Oleks võinud minna paremini, aga mul polnud aega õppida. Mul polnud isegi, ma ei tahtnud isegi. Ja näen ka ise õpetajana, kuidas 9. klassis lööb armastus pähe ja viielised, just nimelt tüdrukud teevad, ma ei viitsi enam, mõni ei ilmunud tundigi enam. Ema oli väga-väga hädas. Nii et armumine lükake järgnevasse aastasse, et ärge selle osaga tegeleda, kui on vähegi võimalik. Lihtsalt see võib rikkuda tulemuse ära. Nii, kas teil on küsimusi? Kirjutage. Kas on teada ka, mis ajaks tuleb valikaine eksam ära valida? Oi, kindlasti on teada, aga mina hetkel seda ei tea. Las ma mõtlen, milleks eelmine aasta tuli. Eelmine aasta tuli see ära valida oktoobrikuuks. Liis, proovige teha oma elu lihtsaks. Aga kui võtan näiteks poissõbra õpisõbraks, teate, ma olen näinud ka juhtumit, kus väga laisk laps võtab endale armu väga virka lapsesse ja see laisk laps saab meeletult kasu, sest virk laps paneb ta tööle. See oleks nagu tase küll. Thumbs up. Mis siis, kui ma ei saa oma matemaatikaõpetajaga kõige paremini läbi? Vot siin on jah see asi. Mina soovitan niimoodi. Kui sa näed, et matemaatikaõpetajast ei ole sulle usaldustuge ja seda nagu sa ei saa sealt mitte midagi, siis tuleb otsida tugi väljaspoolt. Võtad eraõpetaja, lähete temaga kahekesi, võtad minu moodulid näiteks, võtad õpinurga, toetad eraõpetajaga kõrvalt näiteks, no kuidas iganes, aga sa ei saa siis kui sa tunned, et su õpetaja ei aita sind, siis ta ei aitagi sind ja siis on vaja midagi muud, on ju. Ja seda on hästi palju, väga palju on noori, kes ei klapi oma õpetajaga. Ma ei tahtnud seda õpinurka algul üldse teha, aga ma sain aru, et just teile ma saan appi tulla, on ju. Ja. Sa suudad. Nüüd on õige aeg alustada. On ju?
sa suudad, nüüd on õige aeg alustada. Okei, saame õigesti aru, et piisab moodulitest, et ei ole vaja võtta õpinurka. Ja Kadri, üldiselt küll. Moodulid on nagu A ja aamen. Nii, ja mis see? Tekk. Kõik. Panin praegu kinni keegi rääkis siin. Nii, on veel küsimusi, küsige. Aga kui noorel on siuksed tohutud augud sees, nagu päris augud sees, siis võib jääda moodulitest natukene väheseks, aga see võib selguda, see peaks olema tänaseks juba tegelikult selgunud. Küsige. Millal peaks õppimist alustama? Tahvli peal on kirjas, nüüd on õige aeg alustada. Mida teha, kui ma kardan eksameid? Saite vastuse, on ju? Sul on vaja usaldusisikut, sul on vaja graafikut, sul on vaja teadmist, kuhu sa liigud. See on hästi teadlik tee, on ju? Ja sul on vaja inimest, kes aitab sul graafikust kinni pidada ja kellele sa oled andnud loa. Lapsevanemad, kullapaikesed, tehke oma lapsega kokkulepe, kas või kirjalik. Küsi, kas mul on luba sind torkida, okei? Kui ta annab sulle loa, torgi mõnuga. Aga ilma loa küsimata torkimine tundub noorimine, on ju? Kas põhikooli õpinurgas on ka matemaatika 40 moodulit? Ei ole, Lisandra, ma ei ole pannud seda sinna. Mul on need 2 erinevat asja. Kas 9. klass tundub raskem, kui see tegelikult on? Rita, 9. klass on lihtne, kui sul ei ole auk all. Kui sul on augud all, siis on 9. klass raske. Nii lihtne. Seal on mitme erineva aine moodulid. Kas mitme mooduli tegemisel on mingi soodsamik ka? Liis. Nii, see on õpinurk. Õpinurgal on üks hind. Sa ostad siia sissepääsu ja sa saad kõik, mis siin on. Ma ei saa seda eraldi lahti lüüa. Muidu ma peaksin, voogleht laseb teha ainult 1 salasõnaga lehe. Muidu ma peaksin nagu mega palju vooglehti endale ostma, on ju? Aga moodulid on küll ainult matemaatikaga, tõesti. Küsige. Sa ei pea siit üldse kõike vaatama ju. Vaatad ainult seda, mis sul vaja on. Kui sa võtad nüüd niimoodi, et ühe eratunni hind on 40 €, aga terve aasta õpinurk on 199 hetkel vist oli, jah? See on ju 5 eratundi. Nagu mega odav ju, sest 5 eratundi teed sa 1 kuuga täis nagu sipsti. Nii, sa suudad ja nüüd on õige aeg alustada. Kas õpinurgas on ka see hea soovitud, kuidas lahendada tekstiülesandeid? Jaa, näete siin. Ja Lisandra ütles, et tema tahab, vaata, et ma paneksin siis siia alla siis. Mis mul siia 5. klass on kirjutatud, kas keegi aimab või? Ja ma ometi siia ei tahtnud ju 5. klassi hakata kirjutama. Hopsti, nii. Nii, pöördkehad. Eksamile ei tule, näete märge, eksamile ei tule, on ju. Püramiid, eksamile ei tule. Tõusunurk. Kui mu matemaatikaeksam alla 50%, kas on võimalik ikka gümnaasiumisse saada? Jaa, on küll. Vastus on jaa. Meil on Eestis väga mitmesuguseid gümnaasiume, te teaksite, ja iga gümnaasium tegelikult valib lapse. Ja meil on gümnaasiume, kus sobib ka 0% tulemus tõenäoliselt, kes tahavad uksi lahti hoida ja teevad sulle vaiba maha. Küsimus on aga selles, kuidas sa gümnaasiumis sees püsid, sest gümnaasiumi matemaatika hüppab hästi hüppeliselt ja vahepeal ma mõtlengi, et aga äkki võtaks eesmärgiks, et teeks 50 ja teeks üle 50, et mul läheks gümnaasium ka kergemalt, on ju? Kas moodulite all on ka tekstiülesanded? Jaa, Maire, moodulitest ma räägin, kuidas hoida tähelepanu, kuidas mitte teha tähelepanuviga, kuidas vältida ärevust, mis juhtub, kui sul on ärevus, mida sa teed, kui on kinni, see on puhas eksamite eliksiir, ma ütlen teile. Tekstiülesandeid nämmutan ette, taha, üles, alla, vasakule, paremale, näitan, see on tüüpiga, see on tüüpiga, see on tüüpiga, see on tüüpiga. See on nagu niisugune hästi hea kursuste kogum, ütleme siis niimoodi. Ja minu enda laps lõpetas eelmine aasta, nii et panin südamega. Panin südamega, jah.
Küsige veel. Minu laps palju punkte sai, issa ma ei mäletagi enam. 89 vist. 89 prossu vist. Ta kaotas nii lolli kohta punktid, oh my god. Aga väga temale tüüpiliselt. Väga temale tüüpiliselt. Et see ei üllatanud meid. Jah. Kas õpinurgas saab ka eesti keele eksamiks õppida? Õpinurgas on eesti keele jaoks ainult üks niisugune tikk-tikk-tikk. Oodake nüüd, näete, kui pikk see õpinurk on siin, jah? Matemaatika on siin nii, et tapab, sõbrad. Ma filmisin terve suvi 5. ja 6. Näed, kirjandiks valmistumine on siin küll. Lugemisülesannete jaoks nipid, valmistume kirjandiks nipid, paar õige kirja nippi, mida ma valdan. Ega ma õige kirjas väga tark ei ole. Ja siia siis tulevad siuksed väikesed podcastid, siuke 10-15 minutit, et avada teemat, mind mappida teiega neid asju, et ei kardaks mitte ühtegi seda teemat, on ju. Kui vanalt peaks olema esimene eksam lapse elus? 9. klass on täitsa paras, mõtlen ausalt. 9. klass on täitsa paras, aga teda ei tohiks serveerida nii, nagu meie ühiskond on teda senimaani serveerinud, nagu surmaotsust. See peaks olema täpselt see, et me saame aru sinuga, me saame aru, et me õpime ja me lihtsalt anname välja, mis me teada saime. On ju? Sest mina ei saa minna neurokirurgiks, kui mina ei õppinud asju ära. Lihtne ju. Ei tea, kas õige küsimusega, mis sa arvad bioloogia eksamist, kui mulle väga meeldib bioloogia ja ma väga heal tasemel ka selles. Aga anna tuld siis. Bioloogia loodussuunad on ju täitsa olemas gümnaasiumites, on ju? Muidugi, täiega, miks mitte? On ju? Et võta see 3. aineks see, mis sind kõnetab. Siis on nii lõbus selleks õppida ju, on ju? See pea inglise keel olema. Vahepeal aga juhtub niimoodi, et koolis näiteks laps valib keemiaeksami ja õpetaja ei valmista teda ette eksamiks. Seda ma iga aasta kuulen, et kui sa võtad bioloogia eksami, vaata, et sul oleks ka juhendaja. On ju? Keemia ja füüsikaga ma saan noori aidata, õpinurk saab ka noori aidata, aga bioloogiaga. Ja ma olen jah näinud seda, et noor valib eksami, aga tal jääb juhendaja puudu. Ja siis ma olen märtsikuus alates aidanud siis keemiat päästa ja füüsikat päästa neil, kes siis avastasid, et õpetaja aitagi neid. Ma ei tea, miks see nii on, ma ei tea. Ja. Kas on veel küsimusi või lähme õhtule? Kas oli abi? Ma küsin niimoodi, kas meie webinarist oli abi? Kas tasus kuulata? Ja sa võiksid mulle chati panna, mis sa siit kaasa võtad? Väga meeldis, väga tore. Nägite, mitte midagi koledat ei ole, on ju? Ja ma tahan teile ütelda ühte asja. Eksam ei ole halb. Mina ei läheks neurokirurgi juurde, kes ei ole teinud eksameid. Ma ei viiks oma lapse arsti juurde, kes ei ole läbinud eksamid, on ju? Eksamid on head asjad. Ja pidage meeles, 9. klassiks on laste aju nii palju ära küpsenud, nad on valmis distsipliiniks. Miks me kardame seda sõna siis? Distsipliin on edu alus ju, on ju? Kui mul ei oleks distsipliini, ma ei viitsiks teile neid videosid teha ju. Distsipliin on edu alus, on ju? Nii et 9. klass, kes ütleb, mul pohhu ja eksamitest, ma ei viitsi, ma ei taha. Siis tegelikult nad magavad maha edu alused ju. Noh. Nii. Teadis, mida lastele edasi anda ja kuidas neid suunata. Kas peaks juba homme õppima hakkama 9. klassi asju? Osa tüdrukud mul juba õpivad. Poisid ka, oh my god! Tüdrukud ja poisid juba terve augustikuu õpivad juba. Ja neile meeldib see. Et õppimine ei tohi kunagi olla ropp sõna, on ju. See peaks olema äge. Muideks teate, mis mina tegin või? Kooli lõpus ma kevadel võtsin järgmise klassi õpikud ja ma terve suvi nautisin õppimist ja sügisel ma läksin kooli, ma olin juba kõik läbinud ja ma tegin ainult pätti seal koolis. Nii, kirjutasin endale. Väga hea, kuidas ise olla rahulikum, mitte nii palju muretseda ja kuidas seda edasi anda lastele. Ja enne vaata, emmed, teate,
see muretsemine ja kõik see kursus siin emedele boonuses on nagu mega hea. Ei pea võtma aastapiletit. Miks ma soovitan aastapiletit? Sest et nende asjade päriselt äraõppimine, nagu päriselt äraõppimine on lihtsalt aeganõudev, aga ta muudab inimest hästi kiiresti, kui siit ka natukene vaadata, et see aitab selleks super hästi. Nii. Hea planeerimine on kõige alus just. Ja. Eksamid ärge kartke. Ja kui teil tuleb hirm peale, siis pidage meeles noored ja lapsevanemad. Viga on läbi lastud ühiskonnaliselt. Meie ühiskond on rääkinud 9. klassi eksamitest nagu surmast. Tegelikult ma lihtsalt säran eksamil seda, mis minus on ja ma ei sära ainult iseennast, vaid ma säran ka oma õpetaja ja lapsevanema väärtusi seal on ju. Ja ma olen alati armastatud, alati väärtuslik ja pidage meeles, ma annan nüüd teile läbikukkumise plaani ka, olete valmis? Kui sa kukud läbi, siis sa tunned ennast väga halvasti ja sa lubadki endal tunda ennast väga halvasti ja samal ajal ütled, aga ma olen lõputult väärtuslik ikkagi. Lihtsalt tuleb välja, et kas mu närvisüsteem ei pidanud vastu, kas mu õpetaja vedas mind alt, kas mu vanemad vedasid mind alt, kas mu geneetika vedas mind alt, kas mu riik vedas mind alt, kui nad tõstsid näiteks võib-olla eksamil hakke, on ju, aga mina olen lõputult väärtuslik. Ja kui ma kukun läbi, siis ma õpin ühte asja, ma õpin läbi kukkumist. Mis te teete, lapsed, nalja või? Kõik peavad õppima läbi kukkumist kord elus. Ja kui see tuleb 9. klassi lõpus, siis tühja temaga. Ma õpin läbi kukkumist praegu. Ja selleks on meil läbikukkumisplaan, on ju. Ja ma tean, mida ma edasi teen. Ja kõige lahedam on see, et kui sa ühel päeval otsustad, et nüüd ma tean, mida ma elus tahan. Sa kõik rahakese välja, sa saad õppida, mida sa tahad. Ülikoolid, kõik võtavad raha eest, õpetavad sulle, mida sina tahad. Ja tänapäeva lapsevanemate ees ma võtan mütsi maha. Kõik raha nemad laste peale kulutavad. Teadlikum ema ikka, muidu kulutage enda peale ka ikka natukene, on ju. Et selles mõttes vanemad toetavad teid. Vanemad on väga tublid. Väga-väga tublid. Täna ma ka nägin lõunakas. Vanemad on väga-väga tublid. Kiidan. Et kui sa kukud läbi, siis sa õpid läbi kukkumist. Läbi kukkuda võib ka graatsiliselt, on ju. Ja. Aga sina oled lõputult väärtuslik. Mina kukkusin ka läbi gümnaasiumi lõpus eesti keelest. Sain 10 punktist 3, sest ma armusin ära. Täna mul on selle mehega 3 last. See selleks. Ja siis õppisin läbi kukkumist. Mõtlesin, kui ma kuskil ei kõlbanud tühja sellest, sellepärast ma õpetaja koolituse sisse ei saanud, et ma kukkusin eesti keelest läbi. Aga näete, Tartu Ülikooli Keemia instituuti mina sobisin. Olin 150, 30 võeti vastu. Ja 1. septembril olid nii palju teest ära kukkunud, et mina sain 30. sisse. Aga 4 aasta pärast lõpetas ainult 2 inimest ja üks neist oli mina, sest see läbikukkumine õpetas mulle ühte asja. Kurat, kuidas ma tahan õppida ja õnnestuda ja ma rohkem enam läbi ei kukkunud. Ehk kui sa kukud 9. klassis lõpus läbi, siis mine põlema nagu fööniks. Ja õpi sellest läbi kukkumisest, kui väga sa hoolid ja tahad tõusta ja tahad õppida. Vahepeal on vaja saada kikki tagumikku, on ju. Nii et läbikukkumine ei ole läbikukkumine. Läbi kukkudes sa muutud kas lödipüksiks või fööniksiks, aga teie muutute fööniksiks. Mina muutusin fööniksiks ja rohkem ma läbi ei kukkunud. Doktoratuurini välja. Doktoratuurist ma lihtsalt ise tulin ära ja otsustasin saada emaks. Nagu jääda emaks, mul oli siis juba lapsed ja valisin emaduse. Mõtlesin, mis ma siin metsa vahel doktorikraadi ikka teen, on ju. Võib-olla teen selle ühel päeval ära. Aga pea meeles, läbi kukkudes satub inimene ristteele. Ta kas läheb lödipüksiks või muutub fööniksiks. Ja teie teate sellest valikust nüüd. Teil on head vanemad ja te muutute fööniksiks. Igatahes see salvestus läheb tarkmina.ee blogisse ja minu YouTube'i kanalisse, et saate ka sõpradele soovitada, kui tundsite, et see on hea. On ju? Aitäh teile ja 40 moodulit ootavad teid. Teadlikum ema boonusnurk ootab emesid ja õpinurk ootab noori. Nii et loodan, et saite häid mõtteid. Ja mingu teil kõik sellel aastal väga hästi ja pidage meeles, ma olen teie jaoks olemas. On ju? Okei? Tšau!